No väga lihtne põhjus, et täpselt sama põhjus, miks ma hoian oma raha Coop Pangas ehk siis ja miks ostan poest eestimaist toitu, et ega seal mitte midagi muud keerulist ei ole, et eelistame eestimaist ja ajame Eesti asja, et ega see on see üks põhiline asi, et ja loomulikult ka see, kas ma ei saa täna kindlalt öelda, et jah, et kui metsakindlustus tuleb, et jah, ma kindlustan nüüd kõik oma metsad ära. Loomulikult sõltub ju kõik tingimustest ja nii edasi. Kahjustusi loomulikult järjest rohkem metsa tuleb ja risk metsakasvatusel on järjest suurem. Küll, ega ma ausalt öeldes küll seda üraskit nii palju ei kardagi, eks ma looduskaitset kardan rohkem kui üraskit, aga selle vastu see kindlustusselts ei aita. Aga no, lühidalt öeldes see oligi üks põhjus, eelista eestimaist. No, et miks ühistusse kuuluda, eriti kui sa oled ju seal nii-öelda omanike ringis ja sinna asutajana raha natuke sisse paned, siis selge, et sealt on ju lootus. Lootus on muidugi nagu iga investeerimisega on risk, aga ikkagi on lootus ju omanikutulule ja Eesti asja, et eks see on põhiline, et samadel põhjustel ju koonduvad ka inimesed metsaühistutesse, et ei peaks oma maad ära müüma, vaid saab majandada oma metsi ühistusse kuuludes. See ongi tegelikult täna ainukene variant, kui sa tahad ikkagi oma maad alles hoida, siis metsaühistusse koondumine on oluline, et sama on ka selle kindlustusega, et ikkagi omaniku tulud on need, mille peale me väljas oleme. Ühistuline tegevus riigile annab ikkagi ju seda, et see raha siia Eestisse jääb. Kindlustusseltsi puhul on tõenäoliselt kõige olulisem see, et ikkagi et see raha jääks Eestisse, et seda ei viidaks kindlustusseltsidel teiste võõram kapitalil olevate kindlustusseltside poolt Eesti riigist välja. Ja kui me võrdleme jälle metsaühistuga, siis seal on kindlasti see põhiasi, et riigil on väga oluline, et mets ja maa kuulub ikkagi oma riigi kodanikele. Et me võime küll rääkida, et igasugu juttu, et töö jääb meil Eestisse, et metsa ju keegi kaasa ei võta ja nii edasi. Aga omaniku tulu on ikkagi väga-väga oluline asi ja kui see riigist välja kogu aeg läheb, siis me jääme vaeseks. Mina muidugi soovitan, et kuna see on esimene kindlustusühistu, mis Eesti rahadega üritatakse kokku panna, siis miks mitte oma õlg alla panna, et on see siis suurem summa või väiksem summa. Iga investeeringuga on väike risk, aga oma Eesti asja ajades siis risk tasub alati ära.